Tere sulle, imeline hing, kes sa oled alustamas oma teekonda selle teenindaja video baarskursuses. Mina olen Rain Tunger, täna 42-aastane, olen toimetanud nii hotellides kui ka restoranide teeninduses 26 aastat ja järgmise 10 minutiga ma annan sulle edasi kõige olulisema, mis aitab sul suhestuda oma rolliga, et teha oma tööd maksimaalselt hästi ja mitte ainult selleks, et rõõmustada külalist, vaid ennekõige rõõmustada ka iseennast. Ehk tunda uhkust ja rõõmu selle üle, mida sa teed, sest päeva lõpus me teeme kõike iseenda pärast ja kui sa lähed õhtul tundega magama, et sa tegid midagi olulist ja sa tegid seda hästi, siis on sinu ööuni garanteeritud, pluss töötahe järgmisel päeval vapralt jälle olemas. Nüüd aga, et alustame kõige olulisemast. Kõige olulisem on see, et teenindajaks olemine on privileeg. Ja mida ma sellega mõtlen? Esiteks on see valdkond, kus sa arened maksimaalselt palju ja see kõik on ettevalmistus sinu ülejäänud eluks, sest ükskõik mis rolli sa edendad tulevikus, oled sa igal juhul teenindaja. Kas kui sinust saab ka Eesti Vabariigi president, oled sa Eesti Vabariigi kodanike teenistuses. Kui sinust saab advokaat või arst, siis täpselt samamoodi oled sa jälle inimeste teenistuses. Mis tähendab seda, et sa pead oskama inimestega suhelda, nendele läheneda ja nende eest hoolt kandma ja neid ennekõike mõistma ja osata kuulata ning suhelda. Mis ma veel mõtlen, et väärtusta enda tööd. Tänapäeva ühiskonnas mingil põhjusel teenindaja roll justkui ei ole liigselt väärtustatud. Ja samas ütlen oma kogemusest, et see ei ole absoluutselt lihtne töö. Nii et väga huvitav paradoks. Raske töö, aga mida ei väärtustada. Järelikult, et seda muuta, tuleb alustada ennekõike iseendast. Ja pea meeles, sinu roll on ääretult tähtis, sina oled maailma muutja läbi enda tegevuse just selles kohas, selles restoranis, sellel ajal, kus sa seda tegemas oled. Ja ma ütlen sulle ka miks. Sest Harvardi uurimused on tõestanud seda, et kui sina puutud kokku oma külalise või kliendiga ja sa mõjutad teda positiivselt, siis läbi tema sa mõjutad veel 4 inimest, ilma et sa oleksid nende 4 inimesega ise kokku puutunud. Mis tähendab jällegi seda, et kui sa oletame, et sa teenindad 20 inimest päeva jooksul, siis sa tegelikult mõjutad 100 inimese päeva ja see on teaduslik fakt. Nii et kõik sinu tegemised ja ka mitte tegemised jätavad igal juhul jälje ja see ei jäta jälge ainult sellele inimesele, kellele sa teed või tegemata jätsid, vaid see mõjutab ka veel lisaks sealt tulenevatele inimestele. Nii et pane tähele, siinkohal on hästi oluline võtta vastutus oma rolli eest. Nüüd, mida see teenindaja roll sulle veel annab? Esiteks, ta kasvatab sind vaimselt ja füüsiliselt. 15 000 sammu päeva jooksul täis saada pole üldse mingi probleem. Mis tähendab seda, et ei pea trenni minema. Sulle makstakse selle eest, et sa teeksid trenni. Nii et võta see auga ja uhkusega vastu. Vaimselt oled sa stressikeskkonnas, mis aitab sul toime tulla iseendaga ja ei löö sind verest välja nii naljalt enam, sest sa oled harjunud pingeolukordades toime tulema ja maandatud ja emotsionaalselt tasakaalukaks jääma. Mis tähendab seda, et ennekõike jällegi sinu peale saab loota kriisihetkedel. Sa hakkad õppima lahenduste keskset eluviisi, mis tähendab seda, et sa ei otsi enam süüdlasi, vaid sa keskendud lahendustele. Sa õpid märkama inimesi, sa õpid üldse panema tähele, mis sinu ümber toimub. Sa õpid panema rõhku detailidele ja väikestele pisiasjadele. Sa õpid inimeste emotsioone lugema, sa õpid initsiatiivi näitama, sa õpid suhtlema, sa õpid müüma, mis tähendab seda, et sa räägid millestki kirglikult, mida sa väga armastad ja antud juhul on see sinu töö ja see, mida sa konkreetselt serveerid ja pakud. Ja loomulikult õpid sa ka meeskonnatööd ja õpid nii-öelda enda ülesandeid prioritiseerima ehk igal juhul sa õpid maksimaalselt palju enesejuhtimise kohta, mida sul läheb elus iga päev aina rohkem vaja. Nii et jõudu sulle selle tegemises. Aga et sa saaksid seda maksimaalselt hästi teha, meil on vaja seada teatavad printsiibid paika.
mina nüüd ütlen midagi häirivat mõnes võttes või siis natukene raputavat. Ma soovin, et sa unustaksid ära kõik, mida sa tead teenindamisest. Ma soovin, et sa unustaksid ära sellise rolli nagu teenindaja ja ma soovin, et sa unustaksid ära ka sellise nimetuse nagu klient. Ja miks ma soovin, et sa seda teeksid? See on sellepärast, et need terminid ei aita sul teha seda tööd viisil, mis tegelikult meie südames kuidagi tahab esile tulla ja mida meilt tegelikult oodatakse. Ameerikas Gallup uuringud on kaardistanud 80 miljonit inimest, kelle käest on nad küsinud, et mida nad siis oma teenindajalt tegelikult ootavad. Esimene asi, mida nad ootavad, on maksimaalne, kõik asjad, mida ta teeb, maksimaalselt hästi. Mida see tähendab? Seda tähendab seda, et ta ootab, et sa oleksid professionaalne, teadlik ja oskaksid oma tööd tehnilisest vaatest väga hästi. Nii et see on igal juhul, sa pead õppima kõik asjad selgeks, mida see roll endas pädeb. Ehk see, mida sa pakud, võtted, kuidas sa seda tööd teed ja see on kõik sinu vastutus. Aga paraku see ei too eduelamusi selles kontekstis, et inimesed ei vaata sinu teenindust kui vau, kui hästi ja osavalt sa tööd teed, vaid see hoiab ära kõigest rahulolematust. Nüüd, kui sa tahad jätta mulje ja tahad tõesti puudutada inimesi pisut sügavamalt kohast, siis seda aitab teha sul külalislahkus, mis tähendab sinu kui noore inimese kirglik soov olla selle inimese päralt ja olla tema teenistuses. Nii kuidas seda maksimaalselt hästi teha, on vaja tulla tagasi midagi, mida sa juba raku tasandil tead. Klient on kauge ja emotsioonitu. Tal ei ole nime ega nägu, ta võib olla indiviid või võib olla firma, aga ta ei puuduta seda inimest ja tema multikompleksset olemust mitte kuidagi. Ta jääb kuidagi anonüümseks, ta jääb sinule kaugeks ja ka klient tajub, et sina jääd talle kaugeks. Klient eeldab klienditeenindust, aga mis asi on klienditeenindus? Mina 26 aasta jooksul ei ole õppinud selgeks, mis on hea klienditeenindus, sellepärast et igalühel on oma käsitlus sellest. Lisaks sa teenindad tõenäoliselt välismaalasi, kelle ootused klienditeenindusest võivad olla hoopis teistsugused. Nii et klienditeenindus on tegelikult kokku leppimata termin, teadmata täpselt, mis see siis on, millist klienditeenindust ma sulle pakkuma peaksin, see on minu jaoks müsteerium. Nüüd klienditeenindust saab pakkuda ainult üks inimene ja see on klienditeenindaja. Aga ma ei ole ju klienditeenindaja. Ma olen Rain Tunger. Täpselt nii, nagu ma olen sinu ees Rain Tunger, ma panen põlle ette ja ma olen ikka Rain Tunger. Ma ei muuda oma rolli mitte kellekski, et nüüd ma olen justkui teenindaja, teen mingit võltsnaeratust ja püüan mängida ja edendada mingit rolli. Seda ma inimesena või kliendina tegelikult ei soovi. Nii et pühime nüüd selle kõik eest ära. Ma annan sulle pisut parema sünonüümi. Ja nüüd ma palun, et sa paneksid korra silmad kinni. Pane silmad kinni ja kuula ühte sõna, mida ma ütlen ja vaata, mis tunne tekib. Kui sa panid silmad kinni, siis ma ütlen sulle sellised sõnad. Klient. Kliendid tulid. Klient on siin. Kliendid ootavad. Ja kui sa märkad, mis sinu sees tekkis, siis pane tähele ja pea meeles, mis oli see kogemus. Minu puhul tekkis väikene ärevus, tekkis mingisugune tung, et ma pean hakkama tegutsema ja natukene niisugune, pigem ongi nagu taustal niisugune ärevus. Aga nüüd ma palun, et sa paneksid silmad kinni uuesti ja kuulaksid ühte teist sünonüümi. Kui sul on silmad kinni, siis ma ütlen sulle külaline. Külalised tulid. Külalised on siin. Külalised ootavad. Külaline. Mis tunne nüüd tekkis? Minus tekkis tunne südame piirkonda soe tunne. Ma tajun seda teist inimest endale palju lähemal. Ja ma märkasin, et kuidagi ükskõik milline see inimene ka ei ole, siis varasemalt, kui ma suhtusin nendesse kui klienti, siis ma kippusin pisut ärev olema ja kippusin ka ärrituma, kui ma ei mõistnud kliendi tegevust. Sest Eesti inimene võib olla väga nõudlik ja teinekord ta ei oska ka kõige paremal viisil ennast väljendada, nii et siis kippusin võtma asju isiklikult. Aga nüüd, kus ma võtan vastu kuskilt sisimas klienti kui külalist, siis ma kuidagi vaatlen teda hoopis empaatiaga. Vaatan, et kes sind hammustas, kallis sõber, tule siia ja vaatame, kas me saame midagi teha.
Külaliste puhul on hästi oluline, et see assotsieerub meil millegi toredaga. Miks? Sellepärast, et külas olles me oleme aktsepteeritud sellisena, nagu oleme. Ja täpselt samamoodi oleme me külla minnes alati oodatud. Ja kas sa mäletad viimast korda, kui sa käisid restoranis, kus sa oled siiralt oodatud? Kui hea tunne see on ja kui eriliseks see teeb. Nüüd külaline ei eelda klienditeenindust, vaid ta eeldab külalislahkust. Ja külalislahkus on universaalne keel. Seda saab isegi teha ilma sõnadeta. Inimene, kes liigutab, näitab, palun astuge edasi. Kas ma võin teile vett pakkuda? Tahate istuda? Soovite patja selja taha? Kas te tunnete ennast hästi? Külalislahkus ei ole tehnika ega klienditeenindusstandard, vaid see on külalislahkuse aegumatud printsiibid, milleks on lahkus, avatus, abivalmidus, heatahtlikkus, paindlikkus ja ennekõike siira huvi tundmine ja hooliv suhtumine sellesse inimesse ilma hinnanguteta. Et sa märkaksid teda ja vaataksid teda kui fenomeni ja märkaksid teda kõige paremas. Nüüd külalislahkuse puhul, seda ma tean väga hästi, sest ma olen ju lapsest peale õppinud seda. Ma kujutan ette, et sa väikse lapsena märkasid, kui ema läks ukse peale vastu. Ta ei jäänud kunagi tuima näoga, ütles tere, mida teile, vaid ta alati näitas ennast ilmekalt, kulmud tõusid, naeratus. Ta märkas seda külalist ja ütles, nii suur rõõm on sind näha. Nii et see tekitabki hea tunde, et ma olen oodatud. Järgmiseks ta juhatab edasi, ta selgitab, kuidas siin territooriumil toimetada, mida me siin teeme, kuidas teeme. Siis ta vaatab, et oleks kõik sul hästi ja tore. Ja ainuke viis, kuidas teada saada, millist klienditeenindust või külalislahkust oma külalisele pakkuda, on seda huvi tundes sellelt inimeselt, keda sa parasjagu teenindad. Kas olete te siin esimest korda? Kas on teil, kui palju teil on aega? Kas ma saan teile kuidagi kasulik olla? Mismoodi ma saan teie jaoks kõige meeldivamalt kasulik olla? Ehk sa pigem läbi huvi tundmise saad teada, mis sellele külalisele kõige rohkem sobib. Nüüd külalislahkust saab pakkuda ainult mitte klienditeenindaja, vaid sina ise. Päris autentne sina. Mis tähendab seda, et kui sa edendad mingit rolli ja see ei ole autentne sina, siis kahjuks see tekitab umbusaldust. Nagu väikse lapsena sind võeti, sa vaatasid oma ema või isa ja kui sa küsisid ema, kas sul on kõik hästi ja ema on tegelikult ilmselgelt ärritunud, aga ütleb, ei, kõik on hästi, kallis, siis sa saad aru, et seal on midagi valesti. Emotsioon ja see, kuidas sa käitud, ei lähe kokku ja sa ei usalda teda. Samamoodi on külaliste puhul. Kui ta näeb, et sa tegelikult ei taha naeratada, aga sa võltsilt naeratad ja mängid mingit rolli, siis ta ei usalda sind ja sul pole võimalik teha lisamüüki ja sul ei ole võimalik ületada tema ootusi. Nii et jää iseendaks. Naeratada saab ka läbi silmade. Ma palun, et sa teeksid ühe asja vähemalt endale selgeks, mille vastu 80% täna teenindajatest eksib. Ja see on 4 asja. On silmside, teretamine, naeratamine ja tänamine. Viimane on nendest kõige olulisem. Minu andmetel on Tallinnas, juba ainuüksi Tallinnas, on 1000 restorani. Mis tähendab seda, et kui ta on valinud sinu ukse, siis see on tohutu kingitus. Tunne selle eest tänulikkust, sest tänu temale saab see ettevõtte toimida, tänu temale on sinul sinu töö ja tänu temale on sul võimalik ise enda rollis kasvada ja saada paremaks inimeseks ja luua väärtust siia maailma. Nii et palun, leia enda südamesse tänulikkus, leia endale see viis, kuidas teha külalislahkust ja sa lähtud ainult nendest printsiipidest, mis igas olukorras alati toimib. See on lahkus, avatus, abivalmidus, paindlikkus, heatahtlikkus ja huvi tundmine. Ei vastuseid ei ole külalislahkuses, on vaid lahendused. Kahjuks mul seda pakkuda ei ole, aga mul on seda. Tavaliselt külalislahkuse puhul me ei vaidle, vaid me lahendame. Me ei tee etteheiteid, me teeme ettepanekuid. Ja kõik muu, mis aitab toetada seda, et me saaksime maksimaalselt hästi teha oma tööd ja nii, et maksimaalselt hästi tunneks ka meie külaline. Nii et siinkohal ma soovin, et sa peaksid meeles silmside, teretamine, tänamine ja naeratamine.
Ja lisaks sellele, et sa ei tegele mitte klienditeenindusega ja sa ei ole klienditeenindaja, vaid sina oled maailma muutja, kes muudab maailma paremaks paigaks läbi oma rolli ja seda tehes läbi külalislahkuse. Ja nüüd ma ütlen sulle, jagan sinuga ühte lugu, mille on kirjutanud kuulus kirjanik nimega Tolstoi ja tema räägib ühest kuningast, kes küsis 3 väga olulist küsimust. Millal on õige asi, millal on õige aeg midagi teha? Kes on üldse minu jaoks oluline, kellele ma oma aega peaksin pühendama? Ja mis on õige tegevus, et ma tean, et see on täpselt õige tegevus praegu? Ja need vastused olid hästi lihtsad. Kõige õigem aeg millegi tegemiseks on nüüd ja praegu. Kõige olulisem inimene sinu jaoks on selles hetkes see, kellega sa just praegu kokku puutud. Kas on sinu külaline, kolleeg või keegi teine. Ja 3. kõige olulisem tegevus, mida sa saad teha, on ole tema vastu lihtsalt lahke. Ja siinkohal ma soovin sulle edu sinu teekonnal. Tea, et sa oled varsti palju parem inimene, sest elu õpetab sind kõige paremal viisil ja ei ole lahedamat teekonda enesearendamiseks kui teenindaja. Seda ütlen ma oma isiklikust kogemusest.